Tervist! Mis siis, kui ma ütleksin teile, et kogu kaasaegne poliitika, alates kommunismist kuni Iraagi sõjani välja, on tegelikult lihtsalt üks peatükk religiooni ajaloos. See on John Gray, üsna provokatiivne väide raamatus Mustmissa ja täna vaatamegi sellele sügavuti otsa. Okei, sukeldume kohe pea ees sisse. Gray kõige kesksema ja oleme ausad, šokeerivama väitega. Ta ei ütle siin lihtsalt, et poliitika sarnaneb religiooniga. Ei. Ta väidab, et viimase paarisajandi suured revolutsioonid olidki usu ajaloos toimunud sündmused, isegi kui nad ise seda kunagi ei tunnistanud. Et sellest argumendist aru saada, lähme justkui rännakule läbi varjatud ajaloo. Jaatame selle 5 ossa ja vaatame, kuidas üks iidne religioosne tung täiusliku maailma järele hakkas domineerima meie ajastul, mida me ise peame ju täiesti ilmalikuks. Niisiis, Gray väidab, et suured utoopilised projektid nagu kommunism ja natsism olid tegelikult vaid religioosse pääsemismüütide uued kuued. Jah, nad rääkisid ilmaliku teadusliku juttu, aga nende sisemine mootor oli täiesti religioosne. Ja see ongi see otsustava vahe. Gray sõnul polnud need lihtsalt mingid halvad poliitilised ideed, millest saaks lihtsalt loobuda. Ei, need toimisid nagu religioonid. Nad andsid oma järgijatele elule tähenduse, lubasid paradiisi maa peal ja just seetõttu nõudsid ka täielikku ja jääkitu pühendumisele inimkonna ümberkujundamisele. Aga kus see tung üldse pärineb? See ongi ehk kõige huvitavam osa. Gray jälitab selle idee juured tagasi ühe ainsa, aga tohutult võimsa mõtteni, mida ta nimetab apokalüptiliseks geeniks. Siin me näemegi inimkonna mõtte üht suurimat dialahkmet. Enamik iidseid kultuure uskus, et ajalugu on lihtsalt üks lõputu tsükkel. Konflikt on igavene, kõik kordub. Aga siis tekkis üks uus täiesti radikaalne idee, et ajalugu ei olegi tsükkel, see on hoopis lineaarne lahing hea ja kurja vahel. Ja mis kõige tähtsam, see lahing lõpeb kunagi hea lõpliku võiduga. Ja see idee, see apokalüptiline geen, on justkui rännanud läbi ajaloos. See sai alguse Pärsia prohveti Zaratustra nägemusest, kus valgus võidab lõpuks pimeduse. Sealt kandus see edasi judaismi ja varakristlusesse, mis lubasid maailma lõppu ja Jumala riigi tulekut. Sajandeid hiljem üritasid erinevad usuliikumised seda taevast juba ise oma kätega maa peale tuua. Ja lõpuks Prantsuse revolutsiooni jakobiinid võtsid selle kõik ja muutsid ilmalikuks projektiks. Inimkond ise peab looma uue maailma. Jumalikust lubadusest sai poliitiline üleskutse. Ja see viimane samm, jumaliku lubaduse muutmine poliitiliseks projektiks, see ongi kogu asja võtti. Nüüd vaatamegi, kuidas see iidne religioosne müüt justkui heitis oma vana naha ja sündis uuesti 20. sajandi suurte, väidetavalt teadusliku ideoloogiatena. Gray annab meile ühe väga terava definitsiooni, millega töötada. Projekt on utoopiline, mitte sellepärast, et see on raske või keeruline. Ei, see on utoopiline, sest see on põhimõtteliselt võimatu. Siit tulebki see kõige uudsem seos. Hetkest, kui sa usud, et suudad lahendada kogu ajaloo suurem mõistatuse, hakkad sa ka uskuma, et selle lahenduse nimel on igasugune verevalamine õigustatud, sest eesmärk on ju nii suur. Ja see surmav loogika mängis ennast välja 2 20. sajandi kõige kohutavamas utoopilises projektis. Kommunistide eesmärk oli muuta inimloomust ennast, et luua täiesti uus sotsialistlik inimene. Natside eesmärk oli täiustada inimkonda läbi rassiteaduse. Kuigi nende eesmärgid olid erinevad, olid meetodid täpselt samad, riiklik terror ja igasugune pseudoteadus. Ja tulemus mõlemal juhul täpselt sama, massimõrv võimatu ideaali nimel. Aga see utoopiline palavik ei surnud sugugi koos nende režiimidega. Ei, Gray väidab, et see lihtsalt rändas edasi ja nakatas poliitilise peavoolu, eriti Ameerika parempoolsed. Pärast Nõukogude Liidu langemist tekkis uus suur missioon – kehtestada Ameerika stiilis demokraatlik kapitalism kui inimkonna valitsemisel lõplik vorm. Ja seda üle kogu maailma. Gray väidab, et see uus utoopism segati kokku justkui 3 koostosast. Esiteks, neokonservatiism ja selle usk, et Ameerika sõjalist jõudu peabki kasutama maailma ümberkujundamiseks. Teiseks, kristlik fundamentalism, mis uskus, et kurjus maailmas tuleb lõplikult alistada, ja kolmandaks, Straussi filosoofia idee, et tark eliit peaks ühiskonda juhtima õilsete tõdedega. Nende 3 ühinemisel sündiski uus ja ohtlik poliitiline jõud. Ja kõige ilmekam näide sellest
on Gray jaoks Iraagi invasioon. Tema sõnul polnud see lihtsalt strateegiline viga. See oli ülim kaasaegne utoopiline projekt, katse ühiskonda täielikult ümber kujundada, kuigi kõik teadsid juba ette, et edu saavutamiseks vajalikud tingimused lihtsalt puuduvad. Okei, nii et kuhu see kõik meid siis välja viib? See toob meid Graye kainestava järelduseni utoopia tagaajamise tegeliku hinna kohta. Ja see ongi ehk Gray kõige olulisem järeldus. Kaasaegse ajaloo suurimad kuritegud ei ole toime pandud mitte kurjad inimeste poolt. Vastupidi, need on toime pannud need, kes olid siiralt veendunud, et nad on teel inimkonda täiustama. Mida ta siis asemele pakub? Põhimõtteliselt poliitilist realismi. Tuleb lihtsalt aktsepteerida inimloomuse püsivaid vigu ja keskenduda kõige hullemate pahede ennetamisele, selle asemel, et püüda saavutada mingit võimatut head. Ja see jätabki meid ühe viimase väga provokatiivse küsimusega, mis tabab otse kogu poliitilise tegevuse südamesse. Ja see tuletab meile meelde, miks selle varjatud ajaloo mõistmine on tegelikult ka tänapäeval nii oluline.